Hiil on nagu hingepeegel, vaatad hingepeeglisse ja räägid juttu. Innustad ennast eelkõige. See on nagu alpinist, oled, tahad jõuda armastuse, ilu, igaviku ja ekstaatilise laulu ja tantsuse mäetippu, mis on meie loomulik seisund, tuleb välja algselt. Aga me oleme alpinistid, eks ju. Siin elus on nii, et on, kuidas olukord on vaja liigutada, tegutseda ja ideaalis liikuda õiges suunas. Ja siis selle alpinistil on ka, et alpinist on ära õppinud selle, et millega ta aitab nagu ennast edasi ja kuidas ta libiseb tagasi. Ta teab, et tipp on võib-olla veel kaugel, aga tuleb mõelda lihtsalt, et samm-sammult liikuda ülesse väikeste sammudega, rahulikult ja õigete vahenditega, seal kirkaga, ma ei tea, mis seal on, et saapad õiged, et paned õieti seal kuidagi seal ja ei ole alpinist seal või mingid nöörid, kinnitused, et valmistad ette, paned kõrgemale, et kui sa kukud, siis sa jääd kinni või ei kuku alla, et sa jääd sinna need nagad või ma ei tea, kuidas need öeldakse neid. Et ühesõnaga terve süsteem olen vaadanud ja nii, kui sa teed mingi vale liigutuse või oled ebatähelepanelik, nii võid sa kas üldse alla kukkuda või siis natuke allapoole libiseda. Ja elus on ka nii, et iga ilus mõte, iga palve, iga teiste eest hea mõte, iga tegu, iga tähelepanek, siis armulikkuse palumine ja esivanematelt ja looduselt ja kõige kõrgemate õpetajatelt ja ühesõnaga palju selliseid imelisi vahendid on nagu kodualtar või üldse altar või jumalused või pühakirjad või loengud ja emake loodus, kuidas sa vaatad teda. Kõik need asjad on siis nagu alpinist, sa lähed lähemale oma olemusele või igavese armastuse mäetipule. Iga väikese liigutus, kuigi vahest mõtled, et see ei paista nagu, et mis see meie palve, see ei ole ju. Ma ei üritad seal palvetada, ega ei ole mingit tunnet võib taga isegi kohe. Või oled tuima näoga emaks looduses ka, ei tunne nagu suurt tänulikkust või ühendust. Ei jõua nagu selleni. Aga vähemalt sa käid emaks loodus, see on ka juba ikkagi nagu neutraalne heas mõttes. Aga alla lähed, siis allapoole libised või võib-olla üldse kukud. On siis, kui sa teed mingid lihtsad tegevusi, mis on vastuolus su enda ja siis armastuse alpinisti seadustele. Tagarääkimine, endaks paremaks pidamine, halvad harjumused, mõttetu söök, mõttetu netipassimine, mõttetud asjade, mis võib teadust alla. Ehk neid elu armastuse alpinisti libisemise variante on ka hästi palju mäe pealt. Need madalamad omadused, kuidas need avaldused, mis avalduvad, eks ise kõik teavad, mis siin ikka lugeda täiskasvanud inimesed. Seda ette kõik. Ja nii lihtne see ongi. Samm-sammult ülesse väikeste tegudega või siis samm-sammult allapoole libised madalate siis mingite samskaarade ja harjumuste ja mõttemallidega ja käitumistega madala selle kultuuri need konksud on, mis need automaatselt meid niimoodi kuulad valet muusikat, valet filmi vaatad, juba on paar sammu alla libisend. Sest see, kes muusikat teeb ja filmi, eks ju, võib-olla on hästi tehtud ja võib-olla isegi huvitav muusika, ma ise muusikuna ka kuulan erinevaid asju. Aga kui see taga ei ole seda teadvust, kõrgemat teadvust ja kõrgemat nagu lõplikku sõnumit, siis ta nagunii, see libised jälle alla natuke.